laulis nagu ette, et olen kaevur Mati, kaevan ninast tatti ja ma mäletan seda vau-efekti mu peas, et miski läks riimi. Et see oli niivõrd enne olematu minu jaoks ja siis väiksena ma kirjutasin ka luuletusi, aga ma lihtsalt mäletan ja seda nagu keelelist sükest, et vau, et see läks nagu riimi ja kõlas kokku, on ju. Et kust sinul tekkis siuke lüüriline huvi, et ma ütlesin ka, et ma kuulasin seda Vikerraadio saadet, kus sa käisid emaga ja seal tuli jutuks, et sa joonistasid päris palju koomikseid, aga kust tuli siis see nagu kirjutamise huvi? Ma mäletan selle mingi riimimisega oli ka kuidagi niimoodi, et vanasti oli see, et praegu on nagu sul kodus nagu tavaliselt inimesed nagu liiga palju asju on ju. Aga selle all nagu back in the days 80-ndatel ei olnud nagu asju nii palju. Ja mäletan, ma sain mingisuguse rohelise märkmiku kuskilt ja ma praegu mõtlen, et mul on praegu kodus mingi riiuli mingi 4-5 mingit märkmikut, mida ma nagu never ei kasuta ja kuskil ilmselt kontoris on veel on. Siis üks märkmik, see oli nagu jumala tähtis asi, mul oli oma märkmik, aga ma ei oskanud selle midagi pihta hakata. Ma ei tea, kui vana ma olin, võib-olla mingisugune 10 või 8, kuskil niimoodi. Ja siis oli see kogu see lauasahtis mul ja siis ma ei oskanud midagi pihta hakata, siis ma ükspäev hakkasin sinna kirjutama luuletusi, siis lihtsalt täiesti nagu lambist, ma mäletan. Täiesti tuli niimoodi. Mul lihtsalt oli see, et mul oli, ta nagu jäi mul nagu ette kogu aeg, et nagu ma ei oskanud talle mingi funktsiooni leida, nagu ma natuke nagu tühi märkmik seisab. Tühi märkmik seisab, et kõik asjad, mis sahtlis on kasutusega, sellel nagu ei ole. Ja siis ma mingi peas mõtlesin, ma hakkan luuletusin sisse kirjutama. Ja see märkmik on tegelikult siiamaani alles ka mul kuskil kastis. Ja see oli nagu esimene kord, kui ma mäletan, et ma hakkasin nagu mingi luuletama kuidagi või asju nagu riimi panema. Ja kusjuures kunagi, kui tuli umbes nagu sarnane vau-efekt nagu selle kaevur Matiga, mul väiksena oli looga Pankrott, on ju, kuidas sinu lugude puhul üldse selline keele vägivaldne väänamine, mis siis riimi eesmärgil põhimõtteliselt on ju, et pappi ei saagi, pole vajagi, et sellega oli samamoodi, et kuidas saab on ju keelt niimoodi kasutada, et millal sa keelt siis väänama hakkasid, vaatasid, et igat asja saab põhimõtteliselt riimida, kui sa piisavalt nagu veidralt hääldad seda. Ja, et see ongi, et tegelikult hästi palju, mis nagu selles räpis ongi see, et täpselt nagu sa ütlesid, et tegelikult sa saad nagu see, et kui sa keelt väänad, siis sul see nagu see tegevuspõld nagu oluliselt laieneb, sa saad palju rohkem asju nagu panna riimi. Minust isegi nagu Eminem ütles ka, vaata inglise keeles oli kohe mingi sükene urban legend on ju, või see linnalegend on ju, et inglise keeles ei riimu midagi sõnaga orange ja siis siis Eminem tuli pani mingi 6-7 asja ja kusjuures ma ise nagu mõtlesin veel juurde, et isegi mina võin panna, aga see on täpselt ka osad olid sellest, et kuidas sa nagu mingis asju nagu hääldad. Orange, revenge on ju, põhimõtteliselt nad lähevad ikkagi nagu, oli see orange minust oli? Vist oli orange. Ühesõnaga, et seal nagu oleneb, mis asju, kuidas sa nagu hääldad. Eesti kes samamoodi, et kui sa hakkad seal väldete ja rõhkudega nagu möllama, et siis on see võitlustander nagu, nagu oluliselt suureneb. Ja keele vägivaldne väänamine on õige sõna ja ma arvan, et selle viimase albumiga, mis me Dewey'ga tegime, ja nimi on Doom, et seal nagu läks nagu veel hullemaks asi, et mis mõnes mõttes on nagu kindlasti sinu nagu keelefriigile võib-olla keelefännile või ma ei tea, kus sa ennast nimetasid, et võib-olla ei olegi nii tore, et seal on nagu meeletult palju seda estonglishit nii-öelda, mis tegelikult kokkuvõttes nagu keelele võib-olla keele arengule ja rikastamisele võib-olla kasulik ei ole, aga see on jälle, ütleme, mingisugune pilt nagu tänapäevalt, kuidas nagu tegelikult mingisugused inimesed nagu räägivad, eriti noored on ju. See on nagu jõhkralt palju on ingliskeelseid asju sees. Ja võib-olla sellepärast ka, et võib-olla eestikeelsed riimid on otse lõppenud minu jaoks. Ja siis hakkasid lihtsalt, ma vaatasin mingid laulud on, et sul on nagu üks sõna on eesti keeles ja teine sõna on nagu inglise keeles. Aga seda on kasutatud ennem ka maailmas hästi palju, et näiteks Lõuna-Korea räpparitel ongi niimoodi, et neil on üks rida mingisuguses Lõuna-Korea keeles ja siis tuleb sinna mingi pool lauset on inglise keeles lihtsalt, et nagu läheks riimi, nad lähevad riimi. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga see on see, kus kohas me nagu oleme. Ja
sellised need asjad praegu on. Eesti Esu.